Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama taas Toila podcasti ja täna on mul külas Iisaku Kihelkonna muuseumi direktor ja muuseumi giid Mari Raap. Aga eelkõige mulle tundub, et Mari sa oled üks väga vägev naine ja vägevad naised, kes võtavad ette, teevad lihtsalt asju ära, mulle väga-väga meeldivad. Tere! Tere! Ma ei julgeks enda kohta küll vägev naine öelda. Lihtsalt elu on sundinud hakkama saama ja ma olen siis seda kasutanud nii, kuidas olen osanud. Aga eks see meid vägevateks naisteks teebki, elu ise vist tundub. Ja ei oska endale seda tiitlit võtta, aga hea küll, kui see nii välja paistab. No ma nii juba ütlesin, aga kuidas sa meenutad oma lapsepõlve? Mul oli äärmiselt ilus lapsepõlv. Minu lapsepõlv möödus Jõgevamaal ühes väikeses maakohas, kus oli palju loomi, kus olid kodulinnud, kus tuli teha töid, kus oli väga tore külaelu. Kui ma praegu töötan muuseumis ja vaatan mõningaid esemeid, mis meil on siin eksponeeritud, siis mul on hea meel, et ma olen väga paljusid neist oma lapsepõlves pidanud kasutama. Et meil ei olnud sellist kodukorda, et lapsed ei pea midagi tegema, kõik tegid oma jõukohast tööd. Kellelgi ei tulnud pähe ütelda, et ma ei lähe riisuma heina või ei kitku kartuleid puhtaks. Ja ma ei leia, et see oli halb, sellepärast, et alati võis pärast tööd minna teiste külalastega mängima, meil oli lõbus ja see töö ei tundunud nii üle jõu käiv. On sul veel mingisuguseid lemmikmälestusi lapsepõlvest, mis sul, kui sa mõtled selle peale, sul kohe meenub või mida sa mingi heldibusega meenutad? No kindlasti loomad. Praegu ma mõtlengi, et ma töötan muuseumis ja mul ei ole eriti loomadega midagi pistmist, aga siis oli see mu nagu põhielu sisu, et meil olid lehmad, meil oli hobune, kanad, sead, kõik need loomad, mis talus ikka on ja mis aitavad nagu ära elada, sest siis poes käidi üsna vähe, sinna polnud asjagi, sest eriti midagi ei müüdudki, aga kõige armsamad mälestused ongi seotud loomadega minu kodus. Aga kas sind saadab ka mõne võib-olla lähedase vanaema, ema, isa, mingisugune ütelus või asi, mis sulle väiksena alati kuidagi öeldi? Ja no ilmselt minu kõige suurem eeskuju on minu vanaema, ma olen oma olemuselt veidi vist tema moodi. Ja vanaema oli selline, kes väga ei näidanud oma tunded küll välja, aga tal olid omad nipid, kuidas oma elus hakkama saada ja kuidas tülid ja pahandused kuidagi kõrvale jätta. Kui oli kellegiga tüli, siis ta kirjutas ühte musta märkmikusse selle inimese nime ja ütles väga tähtsalt sinna juurde, et tema minu matustele ei tule. See inimene ilmselt ei pruukinud oma elu jooksulgi teada saada, et ta ei ole matustele kutsutud. Aga see kuidagi ilmselt siis rahustas. Aga vanaemast tema söögi tegemine ja see, kuidas sa ei söö mitte lihtsalt seda, mis on valmis keedetud, vaid see peab olema ka kuidagi serveeritud, et pühapäeviti ikkagi oli supp, oli tirinas, liha tõsteti eraldi kõrvale ja oli ka mingi plaadikook või pirukad, et ma olin natuke üllatunud, kui me tegime muuseumis kööginäitust, et väga paljud inimesed ei teadnudki, mis asi tirin on. Et selle üle on mul hea meel, et meie kodus oli
selline kord ja vanaema tegi alati süüa, siis ta pani põlle ette ja rätiku pähe. Ja mina olen ka ennast kuidagi iseenesest haarab käsi põlle järgi ja rätis joon ka pähe. Aga pühapäevased tirina sees supp ja plaadikook? Plaadikooki meil väga tihti ei ole, aga selline peenem roog on pühapäeval ikka. Et kas supp või midagi muud ja ma küpsetan hea meelega, ma olen mitmetel kursustel käinud ja minu vanaema oli tunnustatud külakokk ja minu kasuema töötas koolikokana. Et meie pere on teinud kogu aeg mingisuguseid toite, minu lapsed õppisid ka neid sööke tegema. Ma arvan, et minu lastest kõik suudaksid mingisuguse peolaua katta. Kui nad olid juba piisavalt suured, siis pandi nad tooliga pliidi äärde, nad pöörasid kotlette teistpidi. Et söögi tegemisega saavad nad küll hakkama. Aga kas sul see must märkmik ka on olemas? Ei ole. Seda ma ei ole teinud. Vahest mõtlen, et võib-olla oleks kasuks. Aga mis sa sellest vanema õppetunnist siis kaasa võtsid, et kuidas sina siis lahendad täna need olukorrad, kelle vanema kirjutas lihtsalt musta märkmikusse? Kusjuures tegelikult tuleb välja, et täiesti sarnaselt, seepärast, et kui vanaema kirjutas selle nime sinna märkmikusse, siis ta selle inimesega mingi aeg ei suhelnud ja olen kahjuks ilmselt sama iseloom teinud sama asja ja olen aru saanud, et elu on liiga lühike selleks, et raisata oma aega selle peale, et kellegile midagi tõestada, et see ei ole nii, nagu tema arvab, see ei vii mitte kuhugi. Eks see elu annab selgitust, kas see oli õige või vale, aga endal on niimoodi lihtsam. Ma olen ka seda meelt, et mingites olukordades on lihtsam öelda, et 1+1, las tal täna olla 5 ja las ta olla täna 5. Aga kui sa nüüd kogu sellele lapsepõlve jutule ja mälestustele tagasi vaadad, siis mis on võib-olla see, mis sa ütled, et sind ongi nagu kõige enim mõjutanud, et kas nad on vanavanemad, loodus, raamatud, mis sa arvad, mis on teinud sellest väikese Mari perioodist kõige enam selle Mariga sa täna oled? Ma arvan, et need kõik kokku, sellepärast, et vanavanemad andsid mulle piisavalt aega ja loodus oli kogu aeg minu ümber, et kui ma tagantjärgi mõtlen, siis minu esimene näitus oli umbes 11-aastaselt, et kui meil tekkis väga suur üleküllus harakatest, kes varastasid hästi palju mune, siis sorry kõik looduskaitsjad, see oli nii ammu, aga onu võttis need harakapesad kõik maha ja neid oli terve suur hulk ja nad tundusid nagu nii erilised disaini-imed, et ma panin need meie puukuuri ülesse ja kutsusin külarahva vaatama. Et tuleb välja, et see oli minu esimene näitus. Ja siis muidugi need etendused, mis meie kodus suviti toimusid, sest lapsi oli hästi palju, suvel tulid kõik igalt poolt linnadest ja mujalt maale ja siis mida me seal kõik koos tegime, et need olid sellised siiamaani toredad meenutada. Aga kelleks väike Mari Saare tahtis? Päris kindlasti alguses ma ei teadnud, mis amet on näitleja, aga ma tahtsin väga saada näitlejaks. Et esinesin, korraldasin ja tegin kõiki neid asju, mida ma teen tegelikult praegu ka, aga natuke teises formaadis. Kus see näitleja soov tuli? Ma ei tea seda tegelikult. See lihtsalt kuidagi oli minu sees. Mingi variant 2 oli ka või oligi ainult näitleja? Mitte mingit varianti ei olnud. Mina tahtsin ka ainult lauljaks saada. Et see kuidagi on su sees ja siis kusjuures see esimene ajakirjanduslik vale, mis minuga nagu toimus, oligi see, et minu vanemad kõik olid seotud loomakasvatusega ja mulle tõesti endale ka loomad väga meeldisid, aga minust tehti üks artikkel. Toona oli Ida-Virumaa ajalehes Leninlik lipp. Tehti minust selline jutuke, kus oli minu pilt ka. Ja ma olin seal lüpsimasinaga, seepärast, et väikeses maakoolis meil võtsime osa ka lüpsivõistlustest, mul ei olnud selle vastu mitte midagi, aga see oli mul lihtsalt selline nagu kõrvalasi, see ei olnud nagu põhi, mida ma oleksin tahtnud, aga tegin ära.
ja siis see ajaleht ilmutas sellise artikli, kus oli kirjas, et ma panen lüpsimasinad kokku kiiremini kui mõni mees oma pastapliiatsit. Aga tegelikult ma ei oleks sellega nii kiiresti hakkama saanud, sest mul olid väga väikesed käed ja ma olin siuke väga nõrguke ja siis ma olla öelnud, artiklis on niimoodi kirjas, et ma tahtsin väga saada sootehnikuks või loomakasvatusse minna. Ma pole seda mitte kunagi öelnud. Ja toona oli niimoodi, et õpilase kohta tehti iseloomustus, ilma et ta ise oleks seda näinud. See saadeti sinna kooli ette, kuhu ta tahtis sisse astuda ja mina tahtsin minna Viljandisse näitlejaks õppima. Et siis seal komisjonis, kui ma olin kõik sisseastumiseksamid ära teinud, loeti kõva häälega ette, et ta tahab väga loomakasvatusse ja sootehnikuks, aga sobib ka klubitöötajaks. Ja siis kõik vaatasid mind imeliku näoga, et mida sa siit otsid. Aga ma ise mõtlesin seda, et tahaksin väga olla näitleja, ega see ei sega seda loomaarmastust. Aga mis sa sellele väikesele unistavale Marile ütleksid täna, täiskasvanuna? Mul ei olegi väga palju öelda, sellepärast, et ta oli nii kangekaelne juba väiksena, et ta tegigi kõik teoks, mis ta tahtis. Nagu päriselt olen tagantjärgi mõelnud, et hoolimata sellest, et oli kolhoosi aeg ja ilmus isegi artikkel, kuidas mulle hirmsasti meeldib loomakasvatus ja ma tahaksin väga põllumajandust õppida, mis oli esimene ajakirjanduslik vale, millega ma kokku puutusin, sest ma ei öelnud nii. Käisin küll lüpsivõistlustel olude sunnil, sest maakoolis oli... Aga see ei tähenda seda? See ei tähenda seda. Ma tahtsin ikka näitlejaks saada. Ma võin lüpsta vahepeal. Jah, et nii on. Aga siis tuli kooliaeg peale. Kuidas sa kooliaega meenutad ja kus koolis sa käisid? Ma käisin Ulvi koolis ja tegelikult oli mul üsna raske kooliaeg. Et mina olen ka selle kooli kiusamise läbi elanud ja sellest ma väga palju ei tahagi rääkida. Tervitame kiusajaid. Ma olen nendega nüüd kokku puutunud ja nad siiralt ei teadnud, mida nad teevad. No, eks lootus on, et me kõik areneme ikka ja saame targemaks selle elu jooksul ju. Et võib-olla nad ei mõelnud siis, et meie pere läks niimoodi lahku, et minul oli kasuema. Ja see oli natukene võõras maakohas. Ja siis see kiusamine oligi nagu selle pinnalt, aga kellele sul kaebama minna, sul pole emagi. Et tagantjärgi inimesed said targemaks, kui nad kasvasid ja said aru, et võib-olla vahest võibki niimoodi juhtuda. Aga see valu, mis ühele väiksele kiusatavale jääb? Jah, see oli keeruline, aga samas ma läksin Viljandisse õppima, ikka tahtsin oma näitlemise juurde jääda ja see oli superkool. Super inimesed ja seal oli väga palju neid, kes oli midagi sarnast nagu läbi elanud ja see ei olnud meile üldse enam probleem. Aga räägigi sellest, et mis siis peale seda kooli sai, et mis valikud sa tegid nagu kõrghariduse mõttes? Mind vanemad tahtsid, et ma läheksin õppima meditsiini, kui see loomakasvatus nüüd kohe kuidagi läbi ei lähe. Ja ma isegi astusin meditsiinikooli Tartusse sisse, aga see oli niimoodi, et mina seda ei tahtnud. Ja ma olin siis ju tegelikult alaealine, et vanemad võtsid käe kõrvale ja ütlesid, et nüüd hakkad meditsiini õppima, seepärast, et me oleme arvestanud, et meie peres on keegi, kes oskab midagi teha, kui me oleme ükskord vanad. No, läksin siis maale oma vanaema juurde tagasi ja siis ma mõtlesin selle peale ja avastasin, et Viljandis tuli uus vastuvõtt. Ja siis ma tahtsin väga sinna minna, aga paberid olid juba Tartus sees ja ma põhimõtteliselt olin sinna juba sisse saanud. Ja siis ma võtsin oma vaese vanaema kaasa ja võtsin Tartust need paberid vanaemaga välja, sest vanaema uskus minusse. Ja ma sain Viljandisse sisse, ma muidugi arvestanud sellega, et see teade saadetakse koju. Ja mis siis juhtus? No siis palju pahandust sai. Kusjuures kooli direktor selles maakoolis, tol ajal oli niimoodi, et inimestele kirjutati soovitused mingi eriala õppimiseks. Ja see saadeti ilma, et sina oleksid saanud seda lugeda, saadeti sinna kooli, kuhu sa õppima läksid. Et kui see soovitus saadeti Viljandisse ja siis selles vastuvõtukomisjonis see loeti ette, mida ma esimest korda kuulen, siis seal oli niimoodi, et talle meeldivad loomad, talle meeldib loomi lüpsta. Ja, klassika. Ja siis, aga no muidugi eks ta sobib kultuuritööle ka. Et see oli seda komisjoni hetkel väga naerutav hetk. Ja mul oli piinlik.
jah, aga samas mina kultuuriinimesena mõtlen, et mida rohkem oskan, seda see kõik tuleb ja mulle kasuks ka kultuuritöös, et võib-olla tuleb mingi üritus, kus on vaja laval mina ei tea lehma lüpsta või midagi, jah. See tarkus tuleb hiljem, aga kui sa oled selline teismeline ja siis oled nagu siis on lihtsalt mõelnud, oled Stanislavski läbi lugenud ja siis keegi ütleb, et tegelikult talle meeldivad loomad ja lehmi lüpsta, siis see tundus nagu kuidagi alla lati või muidugi tagantjärgi ma olen rõõmus, ma olen väga rõõmus. Aga kuidas siis seda Viljandi aega meenutad? Väga ilus aeg oli. Meie õppisime sellel ajal, kui 88 ma lõpetasin, et hakkasid tulema need sinimustvalged. Me olime natuke nagu sellised teerajajad. Meil oli väga tore õpetaja Ene Luka, kellega me siis Lossimäged Nõlval tegime tervele linnale selliseid happening'ed. Me olime selliste lehehunnikute all hommikuses Viljandi järve udus ja siis järsku hakkas suitsu tulema, need olid mutide peletamise sellised mingid suitsud ja siis see lehehunnikutest tuli välja sinine, must ja valge, mina olin sinine. Ja terve linn, nii palju kui keegi oli viitsinud hommikul, ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad sinna teadsid tulla, sest ega me ei saanud reklaami üles panna. See oli veel see aeg, et kui sul tennise peale oli joonistatud sinimust valge, et sind võidi viia miilitsasse, et mis toimub nagu. Et kuidagi rahvas tekkis sinna ja see võimas tunne, et sa tuled koos nende hommikuste päikesekiirtega selles udus ja tuleb see sinimust valge, mitte kuskilt, lehehunnikust ja ta tuleb. Ja see oli selle Lossimäe Nõlval, et hästi tore oli. Ja minuga koos õppis seal näiteks Margus Põldsepp, igavene üliõpilane ja nüüd on õpetaja ja koolijuht. Et see muutis meie ühikaelu täiesti teistsuguseks. Kõik need inimesed, kes nüüd kas teevad Viljandi pärimusmuusikafestivali, et meie kursusel, isegi kui need inimesed ei ole otseselt kultuuritööl, kõik on kultuuriga seotud. Tõnu Laikre, ta õppis meiega näitlemist ja lavastamist. Ta oli muusikakoolis käinud, eks ju, ja hiljem ta õppis õpetajaks veel, muusikaõpetajaks, aga tal on see kutse ka olemas. Et meie kursus oli väga hea. Ma mõtlen, et päris huvitav, kuidas see ülikooli aeg on muutunud, et ma ju ise lõpetasin sel aastal Kultuuriakadeemia ja samas meie õpe oli selline, et 98% on arvutis ja ma sattusin Viljandisse ainult 9 päevaks, mis on väga veider, aga hea on see, et Viljandi suutis ma muidugi ära lummata, sest nii piinlik kui pole, siis ma arvan, viimati käisin Viljandis algklasside ekskursiooniga, et nii pikk paus oli. Aga ju siis oli Ida-Virumaal nii palju tegemist. Jah, see on ka hea. Aga Viljandi lummas täiega ära, nii et lõpetama saab sinna minna. Aga kas su koolide jätkus pärast seda veel, kui sa selle kooli ära lõpetasid? No, tegelikult oli siis see aeg, kus olid kohustuslikud suunamised ja meil oli kooli lõpuekskursioon ja mina tutvusin seal ühe noormehega ja me otsustasime, et me abiellume sellepärast, et siis ma ei pea Viljandist ära minema. No jah, muidu ma oleks pidanud minema Harjumaale, siis olid need suunamised, et sind suunati. Sa võisid sattuda Lõuna-Eestisse ükskõik kuhu. Aga see Viljandi järv ja see hommikune udu? Jaa, see mõjus hästi. Ja selle noormehe kodu oli Lossimägede viimane maja, kohe niimoodi, kohe hakkaski see udu ja järv ju. Viimane maja. Nii et siis ma jäin mõneks ajaks sinna tööle ja elama. Aga räägi sellest ka, et mis oli üldse sinule teadaolevalt selline esimene töökoht, kus sa taskuraha teenisid võib-olla ka lapsena ja mis oli siis see päris esimene töökoht, kuhu me jõudsime seal tekstis? Kõige esimene töökoht ma võin pakkuda või? No. Lüpsmine? Joo. Ma lüpsin jah laudas. Nii. Suvel. Ära muretse, mina kitkusin aiandis. Midagi. Ei, tegelikult see oli hea töö. Lehmad on maailma kõige nunnumad, neil on nii ilusad silmad. Jah, on. Ma lihtsalt vahest tunnen väga puudust, et ma käin meie seal sünnikülas ja seal oli pikka aega oli kari ja siis ma käisin kõik majad läbi, tervitasin kõiki inimesi, ma olen selle küla kõige noorem naine ja siis ma käisin alati neid lehmi vaatamas, need olid nii
mõnusad. Aga see töökoht, kuhu sa nüüd jõudsid, et ma jäin Viljandisse ja ma läksin tööle. Ja ma läksin lasteaeda, ma olin, no siis ei olnud õpetajad, siis olid kasvatajad. Ja siis ma olin kasvataja seal lasteaias. Ja kuidas su siis see karjääriredel siis edasi läks? No selles mõttes, ega kultuuritööd ma tegin ikka edasi, mina ei tea, see on kohe täitsa hirmus asi, isegi kui sa lubad endale, et sa enam nagu ei tee, et nüüd sa tegeled mingi muu asjaga, siis sa ikka ei saa, teed ikka, kas sa teed lastega mingeid näitemänge või teed raadiosaateid, tantse, no ja mida iganes, jah, või mängid ise kuskil, et minu Viljandi periood oli üsna pikk, aga samas ka lühike, et ma kolisin sealt ikkagi ära Tartusse ja läksin müügitööle. Elu läks natuke keerulisemaks, sest see Eesti Vabariigi algusaeg oli tegelikult ikkagi üsna raske. Et meil olid seal tulekahjud ja oli keeruline hakkama saada ja kultuuritöötajate palk ei ole väga suur ja lasteaednik oma ammugi mitte, et proovisin müügitööl, et ma olin hulka aastaid müügitööl, käisin sellisest pisikesest kohast nagu Kavastu, mis on Eestis ainulaadne koht, kus oli valla palgal siis parvemees. Oli ka selliseid aegu? See on praegu ka, nad vist sel aastal küll remondivad seda parve, aga selles mõttes oli jah tore, et ma pidin käima paadiga üle jõe, et saada tööle. Ja õhtul bussi väga ei läinud, et siis ma pidin hääletama ja siis mõtlema, kummale poole jõge ma saan ja kas ma siis saan üle, et saan oma koju. Või kellegi teise koju? Või kellegi teise koju peab jääma siis, jah. Et seal oli vahest paad lihtsalt jõe ääres, et ma tean juhust, kus üks naine hääletas tee ääres traktoristi, et see tuleks ja viiks ta paadiga üle, et ta ei saa õigele poole, kus tema kodu on nagu. Et kui paadimest ei oleks, üle ei saa muidu. Väga põnev koht oli. Ja seal me tegime ka ikkagi koha peal igast toredaid asju. Müügitöö? Müügitöö ja edasi? No, siis mul tuligi pähe, et äkki läheks siis, tuleks siia Ida-Virumaale tagasi. Küll see oli hea mõte? Tundus küll. Tagantjärgi ma tean, et ma käisin täpselt sama rada, mida kunagi minu vanaema noorena. Et ta tuli täpselt Kavastust ja siis läks Avinurme ja oli siuke tegus. Nii et mina tegin täpselt seda sama. Ja tulid Ida-Virumaale siis kuhu? Tulin Avinurme. Avinurme. Siis oli jälle Ida-Virumaa, nüüd ta on ju jälle Jõgevamaa. Ja mis töö sind sinna tõi? Mul sündis perre 3. laps ja ma sain endale ka 2 sellist kasulast ja mehega kolisime sinna Avinurmest, ta sai puutöö firmasse tööle. Ja siis me elasime seal ja ma hakkasin tegema noorte ja täiskasvanute näiteringi. Teatripisik? Ja, sellest ei saa lahti. Ma tean, et ma kirjutasin kuulutuse, et tulge meie näiteringi täiskasvanud inimesed ja siis nad mõtlesid, et täiesti võõras nimi, et kas minna või mitte, siis nad uurisid, et minu vanemad on sealt pärit ja mõtlesid, et vanemad olid normaalsed inimesed, et lähme ikka. Et äkki tema on ka? Et äkki tema ka, jah. Et sellest ajast on ka väga toredad ikkagi mälestused ja tegelikult nüüd on meil teater, et Malle Pärn tuli sinna lavastama ja ma mängisin seal juba aega, aga mul saab endal lavastajana nüüd 10 aastat, vist või isegi 11. Ja me oleme tegutsenud siis 21. aasta läheb. Et punt on küll muutunud natukene, et kas väiksemaks või suuremaks, aga suurepärane asi on see, et ta hoiab selle piirkonna juuri nagu koos. Et osalevad isegi need, kes on sealt nagu ära läinud, aga kelle kodu on seal olnud, kelle vanemad on seal, et nad ikkagi tulevad. Ja meie teatril on selline põhimõte, et nalja peab saama, muidu meie ei mängi. See on hea põhimõte. On, sellepärast, et on koolidirektorid, on sellised kommunikatsioonispetsialistid või muud spetsialistid, kellel on tööd ikkagi väga pingeline. Ja kui sa pead siis väga suuri tundeid mängima ja endast pidevalt midagi tõsist läbi laskma, see läheb väga keeruliseks. Ja siis meie oleme nagu lähtunud sellest, et meil peab endal olema mingi koht, kus välja elada, kus olla keegi teine, kus paned paruka pähe ja oled võib-olla see, kes sa muidu ei ole, aga see aitab sind sellises raskemas igapäevaelus edasi. Kuidas sa jõudsid Iisaku muuseumisse?
ma päris imestan enda üle, et ma sinna varem ei juhtunud. Ja mis aastal sa sinna jõudsid? See oli äkki 2017, jah, 7 aastat umbes tagasi. Ma ei teadnud üldse muuseumite poole vaadata. Mulle küll meeldivad muuseumid ja mul oli juba ammu selline hobi, et ma lugesin hästi vanu ajalehtist. Mulle hullult meeldis see kirjastiil. See on ütlemata mahlane ja ütlemata hästi kirjutatud. Ja kuidas selle peene kirjaviisi ja kõneviisiga prooviti inimesi nagu muuta kuidagi paremateks. Et näiteks on õpetus, kuidas sa vana-aasta õhtul peaksid käituma, et meesterahvas, et sa ikkagi pead ülikonna selga panema, et sul on traksid peal, mitte sa ei ole kuidagi löntis, et sa loed luuletusi oma abikaasale. Et soovitused on ka, et Anna Aava näiteks on väga hea, et proovi midagi sellist, et see näitab sind kultuursest küljest. Ja et laua peal peaksid olema lilled. Muide, ma hiljuti leidsin ühe raamatu, kus oli õpetus ka selle kohta, kuidas peaks puuvilju vaagrasse panema, kuidas kontserdile minna, kes kellele järgi tuleb. Ma pean seda raamatut sulle vist näitama. Absoluutselt võib näidata. Ma olen nii vaimustatud sellistest põnevatest asjadest ja kuidas tänapäeval lihtsalt öeldakse prauhti asjad välja, et mulle see asi ei meeldi, see on nõme. Ja võib-olla tegelikult see polegi nii nõme, kui sul lihtsalt oli täna paha tuju ja sa tahtsid midagi halba öelda, sa lihtsalt ütlesid. Mida etiket ütleks, et nii küll ei oleks ilus öelda. Ei oleks ilus ja kui sa loed, kuidas ajakirjanik või kirjasaatja mingist piirkonnast kirjutas näiteks seda, et tema pani tähele, et kui sa tuled Mustvee-Risti ja sõidad Tartusse, siis kilomeetri postid näitavad natukene vähem kui tagasi tulles. Et on natuke nagu nihkes. Selle asemel, et pahandada, et kõik on nõmedad ja mingi transpordiamet ei ole, kirjutab, et see oli hästi tore lause, et ma ei ole küll mõõtnud, aga et arvan, et kui sõita sinnapoole on kilomeetrid sama palju kui tagasi tulles. Et ta on nagu ilusti oskab öelda. Jah, aga kuidas sa sellega jõudsid? Mulle meeldib see vestlus, see on nii mahlane, et see läheb ühest otsast teise, aga küsimus on, et kuidas sa jõudsid? Ma muuseumis jõudsin. Tegelikult oli kuulutus, et otsitakse muuseumi direktorit. Ja minuni jõudis see niimoodi, et minu kaaslane küsis, kas ma ei teaks kedagi, kes tahab muuseumisse tööle minna. Et äkki mul on tuttavaid. Ja ma mõtlesin, et aga miks sa mulle seda ei paku? Ja ta ütles, et ai sulle, ma ei tea, et see on niisugune suur asi, et sellega sina vist küll hakkama ei saa. Aitäh! Mis mõttes? See on nüüd esimene koht, kuhu mina oma avalduse saadan. Nii. Aga ma pakkusin siis ikka välja, et pakkuge neile teistele ka, aga ma ei öelnud tegelikult, et ma kandideerin. Ja ma olen väga rõõmus, et mind valiti välja. Ma tol hetkel isegi ei teadnud, et see on nii äge töökoht. Seal on kõik need asjad, mis mulle meeldivad. Me sinna veel jõuame, aga sa mainisid, et sulle meeldis vanad ajalehed juba varem ja natuke oli niisugust muuseumi hõngu juba tunda, et see võiks meelde, võiks sinu asi olla, aga et kas sulle meenub nagu juba väiksena ka midagi sellist, et kus sa näed mingid seosed, et mingi mälestus, kus sa väiksena käisid muuseumis ja midagi väga meeldis või? Ei? Ma tegin ise ühe näituse, ma ei teadnudki täpselt, mis asjad need näitused on, aga meil olid kanad ja harakad varastasid väga palju mune ja vanaema andis käsu kätte ja onu siis läks ja võttis need puud maha, kus olid harakapesad. Ja mina ütlesin, et need on nii huvitavad ja nii ägedad, et paneme need meile puukuuri ülesse. Meil oli 11 pesa seal. Nüüd looduskaitsjad kindlasti saavad mu peale pahasi. See oli lapsepõlves. Yeah. Aga meile siis enam väga ei varastatud mulle ka. Võib-olla neid oli ka natuke liiga palju, ma ei tea. Ja ma ei tea, kas üldse on tore. Kui juurest ühest pesast ma sain ühe kala kätte, mille ma olin püüdnud kunagi ja pannud kuivama. Mis ära varastati? Jah, aga nüüd oli käes. Et see oli mu esimene näitus. Ma arvan, et ma käisin Viljandis esimest korda muuseumis ja tegelikult väga suurt muljet nagu ei jätnud, seepärast kuskil ei lubatud midagi puutuda, kuskil ei tohtinud istuda, see olid sellised kurjad vanad tädid. Kas teie muuseumis tohib asju puutuda või? Tegelikult ei tohi ja nüüd ma saan aru, miks nad ei lubanud.
No mõnda asja tohib, me oleme spetsiaalselt teinud niimoodi, et meil on mõned asjad, mida tõesti ei proovi ja sa saad aru, kuidas see asi töötab või niimoodi. Ja et teha nagu asju huvitavamaks, proovime ise ka ikkagi leida midagi sellist, mida tõesti inimene saab vaadata ja mis talle huvi pakub. Aga see muuseumi giidivärk, siis ma saan aru, ei tule kuidagi mingi geeniga, et ei. See on lihtsalt lambist. Võib vist nii öelda. Ma ei tea, vanaema hindas väga ja vanaisa neid vanu asju nagu, et austus oli selliste asjade vastu. Meil oli pühapäev näiteks vanaema juures, maal nägi niimoodi välja, et tirinaga pandi supp lauale, liha võeti sealt vaagna peale välja, alati olid pirukad ja kõik istusid laua ümber. Ma ei teadnudki, et on teistmoodi. Ja nüüd ma imestan, et inimesed ei tea, mis asi on tirin. Kus te siis lapsepõlves sõite suppi pühapäeval? Aga kui sa nüüd siis andsid oma lähedastele teada, et näete, mind nüüd valiti ja te üldse ei soovitanud mind, ei usku minusse, et kuidas nemad suhtusid sellesse uudisesse siis? Võib-olla pere ja lähedased ja... Ei, tegelikult kõik said aru, et see vist ongi sinu jaoks, et mis asja, aga see oli alguses ja natuke ehmatus ja et mis asja. Ja ma ei oska sedagi rohkem kommenteerida, et ära seda nüüd jonni pärast tee, et me nii ütlesime, et sa ei saa või midagi. Aga mulle tõesti see meeldib see töö. See on nagu, seal saab teha, kui sa tahad näitemängu, seal saab joonistada, seal saab kirjutada, seal on see sama ajalugu. Meil on nüüd avatud see köögiteemaline näitus, ma saan kõigile rääkida tirinast, kastmekannust. Meil on leitud asju, mis inimene on teinud oma komposti hunnikud, korda on avastanud siuksed Villeroi ja Pohi nõud sealt komposti hunnikust, nagu, mis meil on nagu väljas. See on nagu nii äge. Ja kui palju need inimesed, kes seal muuseumis käivad, annavad nagu juurde, kui nad räägivad ühest või teisest asjast, mida neil kodus kasutati. Et ma võin nagu julgelt öelda, et me kasutame oma muuseumis ära neid inimesi. Heas mõttes, jah. Et nad tulevad ja õpetavad. Aga ole hea, räägi lühidalt paar sõna Iisaku muuseumi ajaloost, sest ma arvan, me ei kuulete, seal on kindlasti neid, kes pole sinna üldse jõudnud. Iisaku muuseumil on 2 hoonet. Kõige vanem hoone siis on 1914 valmis saanud ja siis oli plaanitud teha selline 2-korruseline koolimaja. Riigikool nagu või ministeeriumi kool ja 2-korruseline, aga esimene maailmasõda tuli vahele ja ta jäi selline nagu pooleteise kordne, kuigi ta tundub nii suur, et seal üleval teisel korrusel sa ei saaks aru, et seal oleks nagu midagi tegemata. Ja see oli selline kool, kus all olid siis klassid ja 2 ruumis ööbisid õpilased, ühes siis poisid ja teises tüdrukud ja kooli õpetajad elasid ülemisel korrusel. Seal on 2 sellist korterit. Me oleme praegu siis kujundanud need niimoodi, et oleks aru saada väike selline ajavahe, et üks on 20. ja 30. aastate korter. Selline väike ametikorter, kus siis õpetaja tõesti elas oma naisega, aga et kui neil siis nagu oleks lapsed tulnud, siis nad oleks pidanud otsima seal küla peal mingi korteri. Ja teine on siis selline nõukogude aegne, natukene suurem korter. Mõlemas korteris oli puupliit, see on praegugi alles. Ja suuremas korteris on siis 50. ja 60. aastate sisustus, mis tegelikult meile ootamatult, me tegime selle koroona ajal ise muuseumi töötajatega, remontisime, ta oli tehtud euroremont, kõik vaipkatted, me tirisime kõik ära, et ehitusmehed ütlesid, me oleme hulluks peast läinud, värvisime õlivärviga põranda ära, siis ka müüja hoiatas, et see haiseb, ma ütlesin, meil on seda haisu ka vaja. See oli siin enne. Aga need hullud ideed käivad sihukeste inimeste kaasas nagu meie? Jah. See on ka haigus natukene. See on ka haigus, sest me oleks võinud tegelikult panna lihtsalt uksed kinni ja teha näo, et me teeme kodus, loeme materjale ja siis niimoodi meil see töö käibki. Aga me kuidagi mõtlesime, et kasutame seda ikkagi ära. Ja siis, kui majja sisse ka ei lubatud, öeldi, meil oli ka hoones olukord, kus oli keegi, kes oli koroonahaige seal käinud ja siis öeldi, et me ei tohi vähemalt 3 päeva majja minna. Ja siis me tegime õues. Me küsisime valla käest natukene maad juurde, meil oli üks võsastunud plats ja me tegime selle puhtaks.
niimoodi, et seal on nüüd pisikene linaleotiik, see oligi seal, me ei teadnud seda, ta tuli Võsast välja. Tegime sellise koha, kus praegu inimesed meeleldi väiksemate lastega käivad või käivad niisama kiige peal istumas ja mõtlemas seal, et igast asjast on natuke kasu. Üks suur asi, mida ma tahan kindlasti öelda, mis tuli nagu koroona ajal ka välja ja mis mulle salaja südames meeldib, on see, et jaanipäev sattus ka sellisesse aega, kus me väga ei tohtinud pidutseda. Ja lõpuks ometi oli selline jaanipäev, nagu mulle meeldib, et oma pere tuleb kokku, oma pere teeb selle lõkke, räägib ma tean, millest sa räägid. Et ei pea kutsuma suurt lauljat hästi kalli raha eest. Ei pea korraldama 4 jaanituld ühes kohalikus omavalitsuses. Et on see pisikene sinu enda sõnajalad, sinu enda, lähed sauna, tahad istud seal. Väike lõkke. Kõige ilusam asi üldse. Kultuuritöötana võib-olla ei tohiks nii öelda, et need suured peod, aga samas me tegelikult ikkagi raiskame ja ma arvan, et oleme ellitatud ära. Igal ametil on tegelikult see pahupool või teine pool, mida külastaja ei näe. Külastaja ei tea, mis on sinu kui muuseumi direktor või giidi selle ameti teine pool on või kultuuritöötaja teine pool on, et sellest ei räägita ka väelega. Aga 2 maja, korterid. Ja suur territoorium, nüüd õues on meil loodusfotode näitus, Eerika Grupp ja tema näitus on meil ikka veel üleval. Me isegi ei uskunud, et need fotod nii kaua näevad päikese käes ikka veel head välja. Väga tore on linnalastele näidata, et näed, siin pildi peal on jänes ja need jäljed siin on ka jänese omad. Räägib endine maalaps. Jah, ikka. Räägi veel sellest ka, et mis on muuseumis võib-olla selline kõige vanem eksponaat või kõige põnevam eksponaat või see, millest kõige rohkem räägitakse või sinu endas kõige oodatum eksponaat? Kõige vanem ilmselt on need kivikirves. Mulle endale meeldib väga see vadjalaste teema, mida me oleme nüüd hakanud nagu rohkem rääkima ja kuhu on raske esemeid leida. Uurime igasuguseid vanu pilte, et saaks mingitki aimu, et milliseid riideid kanti ja hiljem, muidugi vadjalastest on ju Jõuga Kääpas kalmistu, kus praegu tehakse palju uurimustöid, et meil on päris hea side Tartu arheoloogidega. Üks noor inimene teeb nendest tekstiilieseme leidudest sellist ülevaadet. Ootame väga suure põnevusega, sellepärast, et see on selline, nagu me oleksime lihtsalt astunud ühte tuppa, kus me oleme teinud selle ukse seina seest lahti, aga me ei tea veel kõike, mis seal sees on. Et kui vadjalastel oli siin nii suur kääbastik, siis suur osa sellest alutagusest ilmselt oli ka vadjalasi täis ja see on väga huvitav. Siinkohal on ka hea öelda kuulajatel, et milliseid huvitavaid, ma ei tea, asju te ootate neilt, kui nemad midagi leiavad? Mida võib teile julgelt tuua? Tegelikult võib erinevaid asju enne, kui te hakkate ära viskama, et küsige, kas muuseumil on see asi olemas. Või tehke pilti ja saatke. Tehke pilti, et näiteks kuulsime, et mõned aastad tagasi oli Peipsi ääres ühes suvilas, vadjalasi hiljem siis nagu kutsuti poluvernikuteks ja nemad ütlesid, et neil oli poluvernikute saan nikerdustega, siis nad kutsusid terve pere kokku, tegid selle peal igasuguseid pilte ja siis põletasid selle jaanilõkkes ära. Mille peale Mari hakkas nutma? Peaaegu. See oli nagu, miks? Meil on küll väike personal ja niimoodi, aga me proovime ikkagi leida seda aega, et sõita kohale. Kusjuures praegu me tegelikult otsime ühe uue näituse jaoks, mis nüüd suvel saab avatud loodetavasti ja meil natukene pooleli. Teie mäletate, aga meil on ja meil on sealt puudu selline nõukogude ajal kasutuses olnud pann. Nii. Kuidas ma seda seletan? Ta oli selline ümmargune. Me võime selle panna podcasti pildi juurde, kui me reklaamima hakkame vaata. Ja tal on selline sang, mille kaane küljes oli elektriühendus.
et kui kellelgi on selline pann, siis judopanniks kutsuti seda. võib-olla te laenate Marile näituse ajaks. Jaa, poti me saime, kiirkeedupotid, kõik asjad enam-vähem on olemas, nii tore. Me saime nüüd ka selle ümmarguse tolmuimeja, mida hästi vanemad kuulajad võib-olla teavad. Noored pole näinudki. Ei tea, millest sa räägid isegi. Täiesti ümmargune. Sa räägiksid nagu sellest tänapäevasest, sellest, mis ise sõidab see robot, vaata, aga see pole see. See ei ole see, jah. Ja sellised toredad föönid on meile toodud, et ta on nagu ämber sul peas, igavene suur. Ma arvan, et hiljem saaks sellest eraldi näitus, et kui sa kutsuksid lapsed neid asju vaatama ja arvama, mis see on, et siis see on eraldi teema täitsa. Kusjuures lapsed on ükskord, kui meil on rehetuba ja seal on väga vanad esemed. Ma käisin ühes kohas külas, kus ma avastasin, et suveköögi seinal on ärjaikked. Ma mõtlesin nagu, appi, kus te need saite? Oi, vanaisa midagi nendega tegi ja siis me hakkasime uurima reaalselt, ongi ärjaikked. Ma ladusin seal puukuuris terve riida ümber, et ma saaksin kruvid lahti, et võtta nad seina pealt alles. Nad ütlesid, et need on imelikud kobakad, et nad nagu nii ei ole väga ilusad. Ja, no, nad olid sinna lihtsalt kuuri seina peale pandud välja poole vihma kätte. Ehk siis, kui teil on ka asju, mis te ei tea, mis päriselt on, siis saad tehke Marile pilti. Ja, võib küll. Ja Mari tuleb võtab ära. Meil on Toilasse on meil kutse juba minna vaatama paari asja. Aga võt ei saa ju vaata kõvelaga öelda ka, siis äkki keegi jõuab veel ette, on ju? Ja sellega ongi nii. Ja ma olin näiteks, see on nüüd muuseumi töötaja suur rõõm. Eelmisel aastal ma sain oma sünnipäevaks sellise kinkekarbi. Ma ei olnud sel päeval tööl, mulle toodi ilus kinkekarb, kus sees oli nõukogudeaegne lõhn, täiesti pakendis nii muuset põtt. Kas seda polnud kasutatud veel varem? Ei olnud. Kas sa oled seda kasutanud? Ma proovisime seda lahti teha, sest ma mäletan, et kunagi see oli nagu selline hitt, et naised rääkisid. Võib juhtuda, et lõhnad lähevad pahaks. Päris õudne ais. Nii. Väga tugev ja selline magus. Kas aastatega läks huvitav paremaks või läks halvemaks? Ei kujuta, sest mina olin siis natuke liiga noor, kui meie vanemad neid kasutasid. Okei, aga see on tõeline ju, jah, ma mõtlen, mida kinkide muuseumi töötajad. Ja üheks jõuluks ma sain, ka oli väga tore kingitus, ma istusin terve õhtu nägu naerul. Mulle kingiti selline tikutopsi suveniirkarp, kus sees olid tikutopsid, kus olid erinevad rahvariiete pildid. Et keegi oli leidnud ja siis tal tuli mõte, et ta kingib selle mulle. Aga kas see teema peab olema alati nagu selline nagu Eestiga seotud pigem alati? Võiks olla ikka ja et enne kui te neid asju nagu ära viskate, et äkki võiks midagi ikkagi, kuigi meil on niimoodi ka tehtud, et helistatakse reedel näiteks, et meil tuleb homme konteiner, et kui te midagi tahate, siis tulge kohe. Ja siis te lendate? Ja siis me lendame, siis tuleb välja, et seal on nagu keegi, kes on käinud Siberis ja toonud sealt asju, õmmelnud seal mingeid asju. Ja olid mingi vanatädi omad ja niimoodi, see on nagu, et see ei loe, et seal on plekid peal või midagi. Las olla. Ongi, plekid on ägedad. Võivad olla ägedad ja nüüd me hakkame veel koguma selliseid asju, mis on huvitavalt parandatud. Te ei kujuta ette, kuidas saab asju parandada. Meil on juba pandud varuks mõned sellised parandatud riided. Tänapäeval on lihtne, viid ära, konteiner on, keegi viib selle minema, aga kunagi sul ei olnud midagi võtta, sa pidid tegema vanast mantlist teise mantli või õmblema oma aluspükstele paiku peale või kuidas sa parandasid sukapükse. Ma usun, et kuulajate hulgas on ka neid inimesi, kes nõukogude ajal teavad, kuidas sukapüks üldse ei olnud naistele ja me pidime laste sukapükstest arutama endale sukapükse, selliseid võrgulisi. Ja ühed silmad pandi kinni ja siis hakati sikutama ja siis tulid laste sukapükstes sellised täiskasvanud inimese sukapüksid. No mis sa hädaga teed? No jah. Pead midagi välja mõtlema. See parandamise aeg on meil täiesti kadunud. Tegelikult sokk enam ei nõeluta, sukki parandata. Jah, selles osas on õigus küll. Aga mis on sulle isiklikult selle muuseumitöö ja võib-olla ka giiditöö juures kõige selline südamelähedasem? Ma arvan, et inimesed, kes käivad, et need on lihtsalt... Meil on lõbusaid lugusid ka olnud, sest ma ei tea...
inimesed nagu võib-olla väga hästi ei kujuta ette, kui mahukas ja kui sisukas on meie Iisaku muuseum. Et on olnud neid, kes tulevad niimoodi, et no, näidake oma 3 seelikut ja 2 kindad ette ja siis ütlevad, et miks te enne ei öelnud, et see on nii suur muuseum, et siin läheb vähemalt 1,5 tundi. Meil käis üks ekskursioon, kes tuli ühest teisest kohast, kus nad olid natukene pikemalt olnud, kui neil plaanis oli. Ja neil jäi meie juures aega 20 minutit plaanitud tunni asemel. Ja neile nii meeldis, nad avastasid selles ka nõukogude korteris oma sarnaseid asju, nagu oli nendel vanaemal ja vanaaisal. Ja üks naine hakkas nutma, ütles, et ma ei saa ära minna. Et ma just nagu sain selle mõnusa tunde kätte oma lapsepõlvest, et kuidas mu vanaisal oli seal peegli laua peal see pardel, selline vanaaegne ja kuidas oli see lõhn. Ja ma pean siit ära minema. Ja siis ta mees ütles niimoodi, et ma lähen WC-sse, vaata nii palju, kui sa jaksad, ma ei tule sealt enne välja, et see buss ei saa ilma meie ära minna. Ma jäin praegu mõtlema, et see on päris huvitav, et vaata mõnel tuleb palju selline helge lapsepõlve asi meelde, nostalgia, lõhnad, ma ei tea, mis iganes võib meenuda, aga mõnel tuleb mingi trauma sellega. Ja sa kunagi ei tea, nagu, mis sul võib meenuda, vaata, et milline su lapsepõlv oli ja mis hetked, mis asi võib mida meenutada, et see on päris huvitav tegelikult. Traumad on pigem tekitanud meil topised. Et selline nagu elutuba, no sa lihtsalt ei vaata seda pikalt, kui see sind ei huvita või see on nagu sulle ebamugav, sa lähed siis sellesse teise tuppa. Ma arvan, mul on isegi üks pilt Iisaku muuseumis topisega. Ma võin sulle pärast saada. Aga on inimesi, kes keelduvad sinna ruumi minemast, kus on topised näiteks. Päris paljud noored ja välismaa noored. Et see on mis kellegi, meil oli ükskord nukunäitus, selgus minu üllatuseks, et väga paljudel lastel on nukutrauma. Et nad kardavad nukusid mingitest õudusfilmidest. Et meie ajal ei olnud väga mul meenud vaid naljakad lood oma laste nukkudega, aga ma ei saa nendest rääkida hetkel siin. Aga kust ideed tulevad? Me teeme hästi palju ikkagi sellist ajurünnakut, et istume koos ja siis loobime igasuguseid mõtteid, mis võivad olla väga nõmedad või siis mitte nii nõmedad või täitsa absurdsed ja siis hakkab sealt nagu kuidagi kooruma. Ja praegu on meil ka niimoodi tekkinud, kuna me oleme päris palju ümber tõstnud asju, et me oleme lihtsalt leidnud. Me leidsime näiteks Helen Peebu näituse, mida ta on ise enda kohta teinud. Ja kuna tema etendus oli Iisakus, siis me lihtsalt võtsime tema tehtud stendid ja panime need ülesse. Ja siis tema veel maalid ja asjad. Et ühesõnaga lambist tulevad? See võib tulla millest iganes. Sa leiad mingi asja ja hakkab idee kerima. Ja me proovime ka nii teha, et näiteks meil oli hästi menukas oli see pulmanäitus. Et kust tuli pulmanäituse idee näiteks? Pulmanäituse idee tuli sellest, et mina tahtsin seda väga ammu teha, sest minu pulmakleit oli esimese pulmakleit oli alles ja minu lapsed ütlesid, et nemad ei hakka seda kunagi kandma ja minul oli kahju seda lihtsalt nagu kuhugi ära visata. Ja kui ma kandideerisin muuseumi direktoriks tööle, siis ma ütlesin, et ma tahan kindlasti teha pulmanäitust. Ma kujutan juba ette, et mind võtab vastu pulmakleidiskiid. Ei, aga meil oli selline variant, et kui sa pole elu sees saanud pulmakleiti selga panna, siis meil oli tehtud selline kleit, mida sai niimoodi selga panna, et panid paeltega selja tagant kinni, et sa said endast teha pilti, et mina olen ka pulmakleidis ja kui siis öeldi, et aga mul ei ole ju peigmest, siis me ütleme, et aga sa saad sõpradele öelda, et kes siis pilti tegi. Ta. Ja väga toredaid lugusid oli nende pulmakleitidega, et see oli meil mitu aastat üleval, seepärast, et me ei saanud seda lihtsalt ära võtta ja praegu kui käiakse ja küsitakse, et ega seda näitust enam ei ole. Aga see tähendab, see on ju ainult hea märk, et mingil hetkel sa saad seda näitust natuke tuunida ja uuesti teha. Saab nii ka. Et näitus ei ole ühekordne asi, on ju. Ei. Aga kuidas ikkagi seda noort tänapäeval sinna muuseumisse saab? Kas see teie jaoks üldse on probleem? Et võib-olla kui rääkida näiteks raamatukogust ja lugemisest ja nutivärgist, on ju, et siis neid noori võib-olla jõuab nüüd sinna kohta vähem, kuhu neid vanasti klassikaliselt rohkem jõudis. Kas on see üks probleem üldse? Natukene ikkagi on. No, kuna mina ise juba ei sattunud lapsepõlves muuseumisse, et miks peaksid siis
tänapäeva lapsed, hästi palju loeb ikkagi koolist ja õpetajatest. Et meil on niimoodi, et Alutaguse kooli õpetajad saavad teha oma tunde muuseumis näiteks, kui nad soovivad. Et vahest on mõnda asja lihtsam selgitada, kui sa lähed selle asja juurde. Et räägid näiteks mingist pesu pesemisest või millegist ja sa lähed nende vanade asjade juurde ja näitad, et vot niimoodi pestigi pesu või midagi. Nad saavad seda ise teha ja siis lapsed võib-olla harjuvad rohkem käima. Meil oli selline tore juhus, kuidas kevad-suvel suure ukse peale, meil on uksed kinni, sest me kardame putukad tulevad sisse, koid söövad meie riidesemed ära, uksed on kinni, järsku keegi koputab. Tavaliselt ei koputata muuseumi ukse peale, vaid lihtsalt tehakse uks lahti või siis jah. Ja koputati, me läheme vaatama, seal on 2 poissi. Tere, kas me võime muuseumisse tulla, meil sai netiaeg otsa. Väga nunnu ju. Jah, ma küsin, mismoodi netiaeg, vot ema pani meil piire peale, me kasutasime juba hommikul ära. Aga kallid Iisaku inimesed eriti, et kui teil lapsel saab see netiaeg otsa, siis öelge palun, et aga minge muuseumisse, on ja Mari ootab. Ja siis poisid olid nii vahvad ja siis ma tegin nendega nagu terve ekskursiooni ja küsisin nende käest ja rääkisin ja siis ma ütlesin, et te olete nüüd muuseumi sõbrad, kas me võime veel tulla, sest muidugi võite. Ja kui nad läksid ükskord, nad ei olnud koolilapsed, nad läksid kooli ja nad tulid sinna oma õpetajaga, nad olid nii uhked, nad teadsid nii palju asju õpetajale öelda, et õpetaja oli täitsa jahmunud, aga need olid muuseumi sõbrad. Ja tegelikult võiks ju olla mingi muuseumi lapsesõbra mingi märk või? Ja mul tuli korraks üks idee veel, et näiteks 70-ndate TikTok, et ehk siis millega nagu vanasti meelt lahutati. Et millega lahutati, kas see on küsimus? No jah, et ei, et kui ma nüüd see tänapäeva noor tuleb muuseumis, siis see näitus võiks olla mingi, ma ei tea, mis aastane TikTok, et siis ma näen, kuidas see vanasti, mis see TikTok tähendas on, et mis ma vanasti tegin, et ma nagu, mul nüüd vaba aeg, ma nagu tegin, lahutasin meelde, mis ma siis tegin nagu. Jaa, väga huvitav. Ja malev on meil ka ju. Meil käib, me oleme alati võtnud seda Alutaguse malevat endale appi ja juba selle mõttega, et me saame siis muuseumis ka käia ja siis me saame mõningaid asju. Nad on väga toredad noored, et kui mõned sellised roostes asjad saavad puhtaks ja mõni masin hakkab tööle, keerad vändaga ja ta juba liigub. No puhas rõõm. Kuule, aga tuleme korra tagasi selle sama mündi teise poole juurde, et mis on kõige raskem osa muuseumi töö juures? Muidugi ei tahaks nagu üldse öelda, ma ka ei tunne, et nagu ilget töö on, mida ma teen, et kultuuritöö ei ole nagu väga rasket töö on ja, aga kahtlemata on nagu selle ametil ka teine pool ikkagi, et mis sinu jaoks see võib-olla on see? No muidugi on teine pool. Ja siis kõik tööd ju võtavad endast, kui sa neid südamega teed, siis sa ju kulutad ennast igat moodi. No kõige raskem on ilmselt see, et meie peame ka ju oma osalust teenima, et finantsiliselt see mõtled? Finantsiliselt me peame kõvasti vaeva nägema, et me saaksime mingit remonti teha või nüüdki, kui meil on laat, meil on välja kuulutud, meil on loterii, me proovime värvida seinad ära selle raha eest, mis me saame suures saalis, vanas muuseumis, et see pisku, mida kogu aeg vähendatakse, mida me küsime ministeeriumilt või vallast, ma saan aru, kõik peavad kokku tõmbama, aga samas inimene ootab ikkagi sellist elamust, ootab kena ruumi, ta ootab kena vastuvõttu, aga meil on praegu niimoodi, et töötajaid napib, sellepärast, et palgafond on väga väike, et tahaks palju rohkem teha, kui palju on praegu veel inimesi, kes mäletavad asju ja oskavad nendest rääkida, aga kui mul ei ole füüsiliselt võimalik ja jõudu ei ole, et minna. Ega ma tegelikult täna tulin Jõhvi ka selle mõttega, et mitte ainult siin rääkida, vaid siis ma saan muuseumi autoga ülevaatusel ka ära käia. All in one. Ja, me peame kogu aeg niimoodi mõtlema, et ega meie nagu lähedased, ma arvan, need, kes muuseumis töötavad, nende inimeste lähedased on ka juba niimoodi, et ei ole väga rahul, sellepärast, et me kaasame ju neid kaast, meil ei ole võtta, me oleme enamuses kõik naisterahvad, et tööjõudu, meil oli vahepeal, kui me korraldasime oma maju ümber, me saime projektiga raha, et teha muuseumi teine hoone ka nagu kasutamiskõlblikuks, kogukonnasaal ja vaja oli asju tassida, siis olid mõned sellised
noh, mehed, kes iga päev käisid hommikul teatud aega, läksid poodi, siis nad hakkasid muuseumi tagant igaks juhuks minema, et äkki me kutsume, kui nad tee ääres kõnnivad. Aga no lohutav on see, et mulle tundub vähemalt see teie meeskond ja see naiskond, naiskond. Meil on üks mees ka. Naismeeskond. Jah. Et on ikkagi kamp selliseid inimesi, kes saavad teha oma südameasja. Ja, sest et kui sa ei teeks südameasja, siis sa ei kutsuks oma meest ka ehitama, siis sa teed oma asja ära ja kui on tegemata, siis on tegemata, sul suva on ja. Aga see, et te tahate nagu pingutada nii väga ja muidugi jällegi üleskutse nendele meestele, kes ei ole Iisaku muuseumi naiskonna mehed ja kes arvavad, et võib pool tundi kuskil midagi aidata, siis andke ennast märku, et võib-olla lihtsalt saab teinekord ühendust võtta, kui on abi vaja, et ei julge ju ka päris niimoodi. Ei, tegelikult on hästi toredaid inimesi, et ka kogukonnas, et kes tulevad, aitavad mingit kappi tõsta või midagi, et väga palju ikkagi on kodust tulnud see nagu, et hoiame neid vanu asju ja siuke austus muuseumi vastu on täitsa olemas. Mina küll tunnen seda, et jah, hästi toredad inimesed on tegelikult siin Ida-Virumaal, hoolimata oma rahvusest või millegist muust kokku hoidvad ja head. Kui sa ei teeks seda tööd, mida sa täna teed, mis see variant B oleks? Peale lüpsmise? Lüpsmist ma vist minu vanuses enam ei tee. Muidugi ma ilmselt oma unistustes plaaniks elada niimoodi, et ma elan oma ette kuskil ja üldse kellegiga ei räägi, tõmban kaardinad ette, istun vaikselt, võib-olla ma kasvatan midagi kuskil ja siis olen rahulikult siuke vana inimene, kirjutan äkki oma mälestusi. Või lavastan midagi? Ei lavasta, mitte midagi, üldse kellegiga ei räägi, kuigi mul juba lapsed ütlesid, et nad hästi kujutasid ette, et kas ma suudaks seda 3 päeva umbes teha, et siis ma läheksin kas või käimisraamiga kuhugi. Ma ka ei kujuta praegu ette nagu, et aga miks, mõte oli selline jah, et ma oleksin nagu erak siuke. Aga ma arvan, et see on ka üks kultuuri valdkonna inimeste teine pool, et ma ei tea, kas sul on ka niimoodi, et ühel hetkel tundub, et sul tulevad inimesed tänava peal vastu, nad teretavad sind, aga sa oled oma elu jooksul kohanud nii palju inimesi, mul kontserdimajas on olnud täissaalid kogu aeg ja ma enam ei saa aru, kust ma sind tean. Ma ütlen tere viisakalt vastu, lapsed küsivad emme, kes see oli ja siis ma ütlen, et ma ei tea, aga ma teretan kõiki. Ja ma olen hästi palju aastaid, nüüd see koroona rikkus natuke ära, olen käinud messidel, ikka hästi palju aastaid ja ma ei ole alati olnud ju muuseumi töötaja, et ma olen siis tutvustanud erinevaid asju puitbriketist, kalossidest ja ma ei tea mida veel ja siis on küll juhtunud niimoodi, et bussis keegi tuleb, aitab sul kotti kanda ja siis ütleb, et oled uhke või mis mõttes, nüüd ei ütlegi tere vastu, tere siis jah. Ja mul on ka jah, see on haigus reaalselt. Aga ma näen ju messil nii palju inimesi, enamus on väga toredad. Just vanaduses hakkab kaugele nägemine ka nagu viletsamaks minema, et igaks juhus, kui keegi kätt liigutab, siis ma ka tõstan ruttu ülesse. Võib-olla ta muidugi kohendas juuksed üldse, aga mine sa tea, pärast ütleb, ma olin uhke. Aga ürituste mõttes on küll jah see, et kui keegi küsib, et lähme kuskile üritusele või lähme sinna, siis nagu ei kipu, ma pigem ka oleks oma koopas, teeks oma asju, naudiks vaikust ja rahu. Et pigem ei kipu nagu üritustele. Väga valid ja kvaliteet on väga oluline, et selles mõttes, et me oleme iga aasta käinud Rannapungerjal Tuletorni festivalil ja see on üks selline üritus, mida ma julgeksin lausa sündmuseks nimetada. Neil on kuidagi õnnestunud alati see aeg. Tervitused Kuidole. Kuidole tervitused ja Pillele, et sa lähed sinna ja ei ole vahet, kus sa istud või kuidagi sa lihtsalt oled ja naudid. Ja päike loojub, ilm on imeline, vesi on seal samas kõrval ja muusika on hea. Ja võt kuidagi on lihtsalt. Aga ma tulen korra ikkagi nüüd, tulime Rannapungere juurde tagasi. Ma tahtsin küsida, et mis sa arvad, kuidas nagu on sinu identiteeti mõjutanud see, et see Peipsi ja see piirkond ja no piirkond on meil ju kirju. Selles mõttes... Ma mõtlen just seda Peipsi piirkonda. Peipsi piirkonda. No ma olen üsna hasartne kalamees. Ja ma olen terve elu olnud, sellepärast, et minu lapsepõlvekodu oli jõe ääres, kus ma käisin kalal. Ja siis ma elasin ju Kavastus, mis oli jõe ääres, kus ma käisin kalal. See oli ka väga toredad inimesi, kes andsid igast nõu. Nüüd ma käin talvel ja suvel kalal.
ma ei tea, kas see on identiteet, et me proovime elada nii, nagu see kohalik kultuur siin on, et me sööme rohkem kala, rohkem kohalikku asju. Inimesed on siin ju sellised pidanud terve elu niimoodi hakkama saama, need, kes on veel põliselanikud. Et ei ole nagu kerge olnud. Poliitika on siin igatpidi keeruliseks elamise teinud, aga elatud on ikka saadud. Ikka peame, kui on raske, me peame ikka hakkama saama ju. Ma hüppan tagasi nüüd muuseumi teema juurde korraks, et milline on Iisaku muuseumi tulevik? Ma loodan, et helge. Et Iisaku muuseum on üks selline tulevikus vähemalt võiks rohkem olla. Tulevad sellised ajalugu ja kultuuri armastavad inimesed, kusjuures ma näen väga suurt rolli muuseumidel keerulistel aegadel. Sellepärast, et meil on kogutud mälestusi, kuidas inimesed said rasketel aegadel hakkama. Kui oligi kas näljahäda või oli sõda tulemas, kuidas alati leidus keegi, kes ütles, et nüüd me oleme seal metsas peidus, et siit on meid raskem leida. Kuidas me teeme tuld selle puuga, mis vähem suitseb. Lihtsalt loed ja imestad. Ja kuidas mina siis ei peaks hakkama saama? Ja kuidas mina siis hakkama ei saa? Ma pean ka saama hakkama. Kas see aeg ei ole... Kui see aeg on alles tulnud, kui meil kõigil on vesi WC, ma loodan, et on. Kui meil on külmkapid, enne said inimesed ilma selleta hakkama ju. Mõelge natuke selle peale, kui palju ma praegu, ma arvan peale minu veel, ma olen rääkinud inimestega, ostavad kassitoitu poest. Mis see nõuka ajal või enne seda kass oleks öelnud. Ostavad sukapükse ka poest nüüd. Jah, et tegelikult kui lihtne on ära harjuda. Kui lihtne on ära harjuda mugavustega, et kas sa praegu oleksid nõus selles õue kempsus käima või midagi, aga me saime sellega hakkama ja kui vaja, me saame jälle. Ja kuidas on ka haridus näiteks muutunud, et kui välismaalt tulevad uued suunad, õues õppe ja muu, me õppisime enne ka ju. Kus me selle vahepeal ära kaotasime. Väga uus või? Jah. Ja kui meil on need tehtud võrgud, et mine pood ja võta võrk kaasa, meil alles olid need võrgud. Meil olid alles need võrgud. Mulle meeldiks iga selle uue asja juures Mari hääl ütleb midagi järgi. Jah, see oli juba. Et ja ma olen ettevaatlik ja ma olen hästi tähelepanelik praegu selle poliitika suhtes, sellepärast, et mul on siuke tunne, et see on kord juba kõik olnud. Ja ma olen veidi hirmul. Et ma olen ka varunud konserve, ma olen valmis, mul on patareid ja et tegelikult ei ole see naljaasi. Aga Eesti inimene on hakkama saanud, kui saab nüüd ka. Aga me ei tohi liiga mugavaks minna. Me peame mõtlema, kuidas oli enne. Jah, see on väga lihtne ära harjuda nende asjadega, mis on väga mugavad hetkel igalt poolt võtta kiirelt ja ruttu ja kuidas vanasti siis saadi. Aga meenuta veel kõige emotsionaalsemat või liigutavamat hetke muuseumi töös. See, mis sul esimesena peaks meenuma, see peaks see sama asi olema nüüd. Muuseumi töös on kõige rohkem tegelikult, mis on nagu liigutanud võib-olla näiteks viimane kõige suurem liigutus oli võib-olla see, kui me lugesime neid vihikuid, mida õpilased olid kirjutanud, need olid Eesti Vabariigi ajal siis nii öelda, ja kui tulid sisse venelased. Ja kuidas siis lastele räägiti, et Lenin on hea ja mis kõik saama hakkab ja kuidas üks pisikene tüdruk 4. klassis kirjutas, et ma pean palju õppima ja ma pean hästi tubli olema ja 4 kuu pärast ta küüditati. Et me uurisime ka selle tüdruku saatusest, et ta sai korraks tagasi ja siis küüditati uuesti nende pere. Aga ta lõpuks ikkagi pääses nagu Eestisse, et sellised lood lähevad nagu väga hinge või et kui oli esimene küüditamine, et inimene võttis kaasa endale ülikonna, siis ta ei teadnud, mis see on või kuhu ta läheb, et oli härrasmees, et kuidas ma lähen ilma ülikonnata. Nagu nende lugude taustal lihtsalt see, mis sa ennem ka rääkis, see mugavus, et vahepeal tundub nagu, et need asjad, mille üle inimesed julgevad üldse vinguda, et selle kõrval on ka tegelikult päris elu ja päris mured ja
ja et see on naeruväärne mõnes võib-olla mõttes. see näitabki, et meil läheb nii hästi, et meil on sellised asjad, mille üle meie saame ka nüüd vinguda või öelda, et see on nüüd pahasti. Aga vanasti oli tähendas pahasti midagi muud. Midagi muud, jah. No, siin sellised kohalikud inimesed, kes üks väga liigutav lugu oli see, kuidas meie muuseumis said kokku 2 suguvõsa esindajat, üks Ameerikast ja üks Venemaalt. Et nad olid otsinud oma juuri, sellepärast et see noormees hakkas mõtlema, et temal oli enne teine nimi, perekonnal teine perekonnanimi, aga et Venemaal sa ei saanud hästi selle Eesti nimega hakkama, nad vahetasid oma perekonnanime niisuguseks venepäraseks ja tema hakkas oma juuri otsima ja need olid Iisakust. Ja siis ta avastas, et aga tema suguvõsa üks liin siis nagu vanaisa vend või keegi oli läinud Ameerikasse ja seal on sama vana noormees. Ja nad hakkasid üksteisega niimoodi Google Translate'iga niimoodi suhtlema ja nad leidsid selle aja, et üks tuleb Venemaalt ja teine tuleb Ameerikast ja nad said Iisaku muuseumis kokku ja nad avastasid, et seal on muuseumis nende vanaisa annetatud asjad. Vot need on story'd. Ja nad ei osanud omavahel rääkida. Et mina küsisin nagu vene keeles ja tõlkisin inglise keelde ja kui nad läksid oma vana sellesse kodukohta, kus oli ainult müürid alles ja seal nad said kõigest aru. See on nagu vägev. Et kui teil on selliseid lugusid, võite veel tulla Marile jagama. Ja lõbusid lugusid ka. Tuli meelde, et mul on ühtede inimeste armastuskirjad, ma ei tea, kas aastast mingisugune 50, mis on korda mööda niimoodi järjekorras ilusti, et võib-olla see oleks huvitav neid lugeda. Oleks kindlasti. Ma olen väga suur armastuslugude fänn. Tuleta mulle meelde. Sest ma olen olnud elus mitmel korral haiglasse sattunud. Ja siis ma kasutan seda aega ka selleks, et ma istun ühe vana inimese voodiservalt teise servale, et kuidas nad oma mehega tuttavaks said ja kuidas nende elu selles kohas oli. Võib-olla sulle sobiks ka selline amet on olemas nagu hingehoidja, kes käib hooldekodudes inimestega suhtlemas lihtsalt. Ma kunagi olen võtnud endale sellise ülesande, et ma käisin hooldekodus ja tegin jõulude ajal jõuluvana. Nii. Et teha neile natukene rõõmu. Ja ma arvan, et ma olin 1 kuu aega pärast haige. Sellest hinge avamisest või sellest, kuidas nad seda vastu võtsid. Et jõuluvana tuli? Või nad said suga rääkida? Et nad said minuga rääkida. See on päris ootamata kuuled, et mul tuleb jõuluvana ja ma saan jõuluvanaga rääkida. Kõigest. See rõõm või see, mida nad siis jagasid, nad olid ikkagi väga siiralt liigutatud, aga see sul on liiga palju. Seda on liiga palju, ma ei oska sellega toime tulla nagu. Seal oli üks mees, kes ütles, et nad olid vangilaagris ja et nad jõulude aegu võtsid pisikesed kuuseoksad kätte ja siis laulsid Eesti laule salaja kuskil nurgas. Aga mina elan sellega edasi. Üks asi on vaata see, et sa loed seda kuskilt, saad teha stoppi, pausi. Täpselt. Ma võtan siis selle uuesti ette, kui ma nagu tunnen, et on õige aega, kui keegi räägib sulle, sa ei saa talle, kui ära rohkem räägi. Ja, ta vaatab sulle otsadele, et silmad vett täis, ta hoiab su käest kinni ja ta räägib. Ja. Ja tal ei ole kuhugi minna. See on tema viimane peatuspaik, see hooldekodu. Aga minu soovitus on veel kõikidele, et kui teil on vanaemasid ja vanaisasid, siis küsige nende lapsepõlve kohta ja pange telefon salvestama, sest see, mis sealt tuleb, see on kuld ja see jääb nagu igaveseks ja seda saab hiljem kordi ja kordi kuulata ja sul on see hääl ka olemas. Ja teine asi, võtke albumid ette. Kirjutage juurde. Kirjutage pildi taha. Kirjutage kas või pastapliiatsiga, kuigi see pole väga hea, harilik pliiats on parem. Aga kirjutage taha, mida vanaema räägib või vanaisa räägib. Või kes nad on. Või kes seal pildi peal on, keda ta veel mäletab. Sellepärast, et tavaliselt see, et sa hakkad oma juuri uurima ja tahad teada, juhtub siis, kui sul ei ole enam kellegi käest küsida. Jah. Ja üks tähtis asi veel, mida ma tahan ära praegu seda kasutada, et ma võib-olla keegi kuuleb mind rohkem kui kuuleb. Võtke oma lapsi kaasa matustele. See tundub imelik. Aga kui pisikene laps käib matustel, ta ei jooma esialgu seda, mis nagu on, aga ta julgeb kõike küsida. Paraku on elus niimoodi, et
meie vanavanemad hakkavad lahkuma siis, kui me oleme enam-vähem kas teismelised või natuke vanemad. Ja kui sind ei ole kunagi matustele kutsutud kaasa enne, sind ei ole kaasa võetud, siis see on väga suur šokk ja selles vanuses sa ei julge väga palju küsida. Et meil hakkab see ka ära kaduma, et pulmadesse juba lapsed ei ole alati oodatud. Ja aga matustel, et inimene saaks juba lapsena aru, et elu käibki niimoodi ringi, et ongi niimoodi, et mõned inimesed surevad ära ja see pisikene laps julgeb küsida, ta võtab seda natukene teistmoodi. Me mõtleme küll, et lapsed sädistavad seal võib-olla ja natuke häirivad seda aupaklikku vaikust, aga see ei ole hullu. Me saame aru, need on lapsed, aga laps saab aru, et niimoodi vahest ongi. Et see hakkab meil ka ära kaduma. Lisaks muidugi see, et juba 30-ndatel oli see mure, et kes koristab mu haua. Keegi peab hakkama koristama. Keegi peab hakkama koristama. Et praegu veel vanaemad, vanaisad käivad, heal juhul emad, isad, aga lastel juba enam seda kommet ei ole. Et võtke ka surnuaeda kaasa lapsi. Võtke kaasa või rääkige sellest, et mis on nagu plaanis. Sest et ma olen kuulnud, mis asja lapsi surnuaeda ei võeta. Ja, aga siis ta ei harju ka kunagi sellega, et kunagi oli see täiesti tavaline elu osa, et olid kõik koos, lapsed seal, täiskasvanud. Ma ütlen, et laps küsib rohkem kui teismeline ja see on elu osa. Mis sa veel soovitad, kuidas elus hoida sellist väikekohtade kultuurielu? See oleneb hästi palju sellest kogukonnast, nendest otsustajatest ka, et kui palju nad lasevad sellel olla. Samas ma arvan seda, et kui on sellised hingega tegijaid, et isegi kui kultuurimaja enam ei ole või mingil põhjusel ei või sinna minna, siis kultuur toimib mingil viisil kogu aeg ikka edasi. Me oleme nii väikesed, et kui me seda ei hoia ükskõik kas või oma peres, see hakkabki ju tegelikult perest ja kodust peale, see austus meie riigi vastu. Ma imestasin väga, kui näiteks ma õppisin puuetega inimeste abistamist, laste abistamist ja me käisime Soomes ja kuidas väike laps ootab, et tal tuleb sünnipäev, siis pannakse laua peale kardemoni kringel ja riigilipp. Ja siis kõik laulavad talle sünnipäeva laulu. Öelge, millisel sünnipäeval meil on laua peal riigilipp. Hea, et meil maja külleski on. Et meile tuleb siis meelde, et meil on ilus sinimust valge, kui juhtub mingi suur mäss või oleme siis jaanipäeval, hea küll. Aga kui te käite Lätis jaanipäeval, siis te saate aru, milline vahe on Läti jaanipäeval ja Eesti jaanipäeval. Ja ma tahtsime seda ka öelda, et selle kultuuri osas, et ma olin hiljuti ühes väikses külas ühel kogukondlikul sündmusel ja siis nad arutasid, tegid nalja, et teeme meile siia külla suure kultuurimaja. Ja siis ma vaatan seda seltskonda ja mõtlen, et te istute praegu mingi 30-40 kesi väikeses ruumis, et kas teil on seda vaja või? Sest et kui teil on see tahtmine, te tulete ükskõik kuhu. Teil ei ole vaja selleks suurt maja, et suur maja ei garanteeri tegelikult seda, et nüüd hakatakse tegema. See tegemine peab ennem tulema. Et see on tegelikult motivatsioon nagu kõikidele, ka nendele, kes ehitama midagi hakkavad. Et näidake altpoolt, et teil on tahe, et see kultuur ei saa tulla nii-öelda minu arvates ainult ülevalt, et müts maha kõikides, kes väikeses külades midagi teevad, et ma arvan, et see on väga tähtis. Aga Mari, milline ema sa oled? No ilmselt ma ei ole hea ema. Miks sa nii ütled? Kuigi ma ütleks ka aega-ajalt kultuuritööta niimoodi, et jõuad kell 2 kogu, et võib-olla ei ole nii hea ema. Ma töötasin vallas ja kui valda tuli kiri, et andke palun teada nendest lastest, kes on ilma vanemliku hooleta, siis mõtlesime, et me vist peame ennast kõigepealt sinna kirja panema, sest lapsed on pidanud kuidagi ise suureks saama. Et nüüd nad on õnneks nii suured, et neid ei saa mult ära võtta. Aga on ju kontserdi korraldamised olnud, kus sa oled öösel kell 2 veel väljas. Mis asja ma kell 2 lapsega olnud korraldamas? Pileti laua all magab kasukate vahel sinu 3-aastane laps, sellepärast et sa ei saa teda koju viies, ta oleks seal üksinda, aga seal laua all sa vähemalt näed, kus ta on. Ja kõik need üritused on ju sel ajal, kui jõulupeod tahaks perega olla. Ja pere tahab sinuga olla. Jah, aga nüüd on lapsed suured ja võib-olla nad on minu vigadest siis nagu õppinud, et enamus nad ei taha kultuuritöötajad olla.
et võib-olla see halb emadus siis on neile hea eeskuju, et nad ise siis on rohkem oma lastega. Ma püüdsin olla nii hea ema, kui ma oskasin, aga ma arvan, me kõik püüame. Väga noorelt sain emaks ja ma kasvasin koos nendega, et ma ei teadnud täpselt, kuidas peab olema, et nüüd ma olen vanem ja ma olen targem ja võib-olla ma teeksin nüüd asju teistmoodi, aga siis ma olin selline, nagu ma olin ja mulle selle jutu peale meenub üks pilt, kus on Orupargi promenaad, ma olen 8. kuud rase, ma olen redeli otsas ja mul on saak käes ja ma saan midagi. Ja mul on kontsehinged ja kleit. Ja see olen lihtsalt nii mina. Ja see on nagu nii iga kultuuritöötaja. Aga mis sind igapäevaselt inspireerib? Võib-olla see eneseteostuse võimalus, vahest ka, kui ma nüüd järjest rohkem nagu kuidagi küpsen läbi ka, aga ma nagu vanus annab juba tunda. Mida iganes. Jah, et aga siis on see, et teised, no mul on oma väike teater, eks ju, see suveteater ja nad ütlevad, no kuidas me ei tee? Kuidas me jälle ei lähe festivalile nagu? No lähme siis, noh. Jah, et me oleme seal nagu 20 aastat käinud, et kuidas me nüüd selle ühe siis jätame vahele või ma ütlen, aga ma ei jaksa enam. Puhkad ja saad üle ja siis lõpuks sa saadki, sest sul ei ole teist varianti, siis nad vaatavad sul otsa, et no mis asja. Elu nõuab ohvreid. Ja siis ma kirjutan ise ka, sellepärast, et ega kui sul on näitetrupp, sa ei saa öelda, et ära sina see aasta mängi või sa küsid, kes osaleda see aasta saavad, sest ilmselgelt on inimestel, kes kolib kuhugi, et ma see aasta jätan vahele. Sa pead tegema selle tüki nii, nagu sul on neid näitlejaid ja siis ma sain aru, et näitekirjanikud ei ole üldse arvestanud sellega, kuidas meil neid vaja on. Ja siis mul lihtsalt ei olegi muud üle jäänud, kui tihti peabki kas ise ümber kirjutama või kirjutadki ise. Ei tahaks öelda, et loomingulisus või kultuuriinimese elu on raske või keeruline, aga lihtsalt sellel on natuke teine hind kui see, et ma käiksin, ma ei tea, kaupluses kassas tööl 7-8 et sellel kultuuri ja asjal on lihtsalt teine hind, sest et sa ei saa panna kell 5 oma aju lukku. Et kõik nüüd me tööd ei tee enam, on see töö lihtsalt käib sul unes, sul on ka märkmik on voodi kõrvalt, nüüd tuli hea idee, ma kirja panna kohe. Jah, mul on ka unehäired. Arst tegi minuga igasuguseid katseid ja siis ütles, et see on mul peas kinni. Aga ongi, kui sa kogu aeg nagu mõtled. No see ei ole minu süü, et meil loominguline on, jah? Ja ma proovisin niimoodi, et oli mingi hetk, kus mul ei olnud hetkel nagu muud tööd ja ma läksin tööbüroosse ja ütlesin, et ma tahaksin sellist tööd, kus ma ei tegele inimestega, ma ei puutu kokku projektidega ja rahadega. Sellist tööd ei ole olemas? On ikka. Ma ütlesin, ma tahan sellist tööd, liinitööd, kus ma teen kogu aeg terve päev, teen ühte asja. Nii. Ühte liigutust näiteks. Ja siis nad vaatasid mind kaasatundlikult ja ütlesid, et tööbüroo kulul järgmisel nädalal hakkab psühhaater vastu võtma, et ma võin sinna minna. Et jah. Aga ma teeksin sellist tööd ka meelsasti tegelikult. Kõik tööd on tegelikult head. Millest sa unistad? Vot see on nüüd kõige raskem küsimus. Millest ma unistan? Viimane küsimus. Ma unistan, et see ikkagi oleks rahu ilmselt maailmas, seepärast, et kõiki asju saab teha. Aga me ei saa muuta neid suuri jõudusid ise võib-olla. Me saame ainult loota, et midagi, ma arvasin, et ma kunagi oma eluaja jooksul ei näe seda sõda, millest vanaisa või vanaema rääkis. No kes seda arvas? Et võib nii minna, et meie puutume ka sellega kokku. Et see on nagu, ma tahan, et Eestimaal midagi ei muutuks nii halvasti. Et me ei saa enam rääkida seda, mida me tahame. Et meie muuseum varastatakse tühjaks või et meil ei ole enam sellist õnnelikku olemist tegelikult, mis meil on. Me ei oska seda võib-olla hinnata ja võib-olla viriseme natuke liiga palju. Alati saab paremini. Jah, virisega normaalsete asjade üle. Jah, täpselt. Aga Mari, suur aitäh sulle, et sa tulid Toila podcasti. Ma soovin Iisaku Kihelkonna muuseumile edu, et teil oleks alati varu, kust võtta, et unistusi
täita, et teha unistuste näituseid, et näituste ideed oleks pikalistiline kirjas, neid võtta ja tee ja toimeta ja ma soovin, et kogukond mõtleks aktiivselt kaasa, need mehed, kes on nõus mõnikord minema remonti ja tegema midagi tassima, andke Marile teada ja saatke oma lapsed muuseumisse, kui nutiaeg saab läbi, on ju. Ja siis tundubki, et oleks juba nagu väga hästi ju. Jaa, mina tervitan ka kõiki, kes viitsisid seda kuulda. Ja mul on väga suur rõõm, et tegelikult Iisaku ei ole Toilast kaugel ega Narvast kaugel, et me olemegi, Eesti on tegelikult nii väike, sa saad ühe päevaga terve selle maa läbi sõita. Inimesed on siin Ida-Virus minu meelest väga erilised, nii kirju seltskond ja igaüks annab midagi juurde ja kõige parem on, kui nad annavad midagi head juurde. See on suurepärane koht, kus elada ja tööd teha. Aitäh teile! Aitäh ja ma tervitan kõiki oma sõpru Iisakust ja sugulasi Kauksist. Ilusat päeva või õhtu jätku teile ja aitäh kuulamast! Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!